Okei, mida ma peaks tegema, et kunstnikuks saada? Tead, kõigepealt sul peab olema suur tahtmine, ükskõik mis erialas, aga kunagi. Tere, minu nimi on Rommel. Mina käin siinsamas koolis esimeses klassis. Mis teie nimi on ja mis teie elukutse on? Mina olen Georg Pogatkin ja minu elukutse on tegelikult keraamik. Kas te ka käisite siin koolis? Käisin küll, aga ma ei käinud mitte esimesest klassist, ma tulin siia keskkooli ossa õppima, nii et 3 aastat ma olen selles koolis käinud. Okei. Kas kunstitundidest on midagi põnevat jäänud meelde? Tead, on küll, sellepärast me olime kunstiklass ja me kõik põlesime ikkagi kunsti tegemisest väga palju ja meil oli väga hea õpetaja, kes ise samal ajal õppis pedagoogilises instituudis, praegune Tallinna Ülikool. Ja ta õpetas meile kõiki tehnikaid, mida temale õpetati, õpetas ta meile ka, nii et me saime väga head. Me joonistasime, tegime erinevaid graafikatehnikaid, maalisime, nii et me saime igasuguseid huvitavaid tehnikaid oma kunstitundides teha. Okei. Ma tean, et te tegelete saviga, aga miks just savi? Mis on nii põnevad selle puhul? Tead, savi on üks väga huvitav materjal. Sa võid teha väikestest, pisikestest kõrvarõngastest alates kuni suurte monumentaaltöödena, mis võib seina peale riputada ja mis võib ruumilised olla, skulpturaalsed ja sa võid kasutada selles tehnikas värve ja vormi ja see on mind väga huvitanud ja samas võib teha sellest materjalist ka kasutatavaid põnevaid asju. Mis sinna teose peale on kujutatud? Tead, ma ütlen seda, et ega see on niisugune abstraktsioon ja kui ma tegin oma lõputööd, see on minu lõputöö 72. aastast, siis alguses ma tegin päris suure hulga kavandeid, joonistasin paberi peale kavandeid ja koos kunstiõpetajaga me lõpuks nagu sellise kavandi välja valisime ja siis oli juba edasine tee, tuli see kavand nagu teostada. Okei, aga mida tegelikult arvasid, et see on part? No vaata, kui tore, mulle meeldib, kui inimesed leiavad seal, kes leiab pardi, kes leiab mao silma, kes leiab mida tahes, et see on üks niisugune kunstniku võimalus, et ta loob mingisuguse töö, aga kui see suhestub teiste inimestega teistmoodi, ei ole selle vastu kunstnikul kindlasti mitte midagi. Kas te võite lühidalt rääkida, kuidas te tegite seda teost? Tead, ma võin rääkida sellepärast, et me suhtusime oma lõputöödesse väga tõsiselt. Ja kes mu klassivendadest maalis ja kes tegi joonistusi, kes tegi graafikat, aga kuna minu mõlemad vanemad olid kunstnikud ja minu ema tegi ka niisuguseid mosaiiktöid on teinud, siis mina nägin, kuidas mu ema tegi mosaiike. Ja mina mõtlesin, et mul oleks hirmus põnev teha ka niisugust mosaiiktööd. Aga see sugugi ei olnud lihtne, sellepärast, et oli tarvis teha alusraam. Ja aitas teha mul siin käsitööõpetaja Alfred Raadik, kes oli selle kooli legendaarne õpetaja, kes andis ka rahvatantsu. Järgmiseks ülesandeks tuli otsida, kust ma saan neid kilde. Siin samas Sõle tänava nurgal ja Paldiski maantee nurgal, kus praegu on bensiinijaam, oli keraamikatöökoda muuseas. Alguses ma käisin sealt otsimas, aga seal ei olnud nii palju niisugust praakmaterjali ei olnud ja siis ma sõitsin Jõgevale Siimustisse. Siimustis on keraamikatehas ja sealt ma sain päris palju materjali. Ja osematerjali oli mul ema käest saadud, mis olid keraamilised plaadikesed, kahvelplaadikesed, sain tema käest. Ja võt siis, kui oli raam oli valmis, kavand oli mul olemas, kogu see keraamiline osa oli ka mul olemas, need tükid olid olemas, siis tuli valada betoon. Ja samal ajal, kui see betoon hakkas kivistuma, tulid need keraamikatükid sinna betooni sisse panna. Aga seda tuli teha kogu aeg, sellepärast, et kui ta oleks ära kivistunud see betoon, siis poleks enam saanud seda mosaiiki teha, nii et ma tegin kuskil selle niimoodi pool päeva ja terve öö otsa ladusime neid kive siia peale. Nii et võt niimoodi sündis see töö. Aga kuidas see töö meie koolimajja sattus? Tead, ma ütlen sulle, et ta pole siit koolimajast ära käinudki. Ta jäigi siia koolimajja sellest hetkest, kui ma meil oli ju tööde kaitsmine oli ju keskkooli lõpus, siis me astusime töödega ülesse ja pärast see töö jäigi siia koolimajja ja alguses
rippus ta mitte selle koha peal, vaid natukene üks aste allpool, ta oli nagu selle direktori kabineti vastas, aga kui seda kooli remonditi vahepeal ja tehti, renoveeriti, siis ta leidis oma koha siin. Ja teine selline töö, mis on minu klassiõe oma, mida ma aitasin tal ka teha, see on nagu korrus kõrgemal. Seda tegi minu klassiõde. Nii et me tegime nagu kahekesi. Tema tegi oma tööd ja mina tegin oma tööd. Ja mul on üks küsimus ka. Miks seal on üks roheline see klaas ka sinna pantud? No vaata, see on tore, et sa oskad niimoodi näha peensusi ka töö juures, et see on lihtsalt panin. Ma ütleks niiviisi, et mingisuguse asja peite pildi sinna või kuhugi või joonistab niimoodi, mida inimesed kohe nagu ei näe ja olgu see roheline kivikene seal siis pantud minu poolt niisuguseks naljanumbriks või peite tööks, aga näed, sina leidsid üles. Mis kunsti teile endale meeldib vaadata? Tead, mulle meeldib vaadata ikkagi niisugust kunsti, mis on ikkagi kunst. Mul meeldib tahvelmaal väga, mul meeldivad keraamika väga vaadata, keraamilisi töid. Mul meeldib vaadata ajaloost raamatuid, kus saab väga palju ka niisugust huvitavat teavet, mis on enne meid tehtud. Ja mulle ei meeldi, ma ütlen ausalt, mulle ei meeldi niisugune performance kunst, mis oleks nagu teater ja mis oleks nagu kunst ja ma naeran, et see on rohkem seda laadi, et kuningal ei ole riideid seljas, aga keegi ei julge öelda, et tal ei ole neid. Kõik rõõmustavad kaasa, nagu tal oleks riided seljas. Aga mis praegu see töö teile tähendab? No praegune töö tähendab seda, et see rahustab mind. Iga kord, kui ma saan oma saviga tegeleda, see toob mulle niisuguse hea rahuliku enesetunde, et ma saan selle tööga tegeleda ja ma saan välja mõelda igasuguseid uusi asju. Kunstnik ikkagi põhiliselt ikkagi mõtleb midagi uut välja, aga kuna keraamikas mõtlemisest ainult üksi on vähe, peab pärast teostama ka, aga see teostamisprotsess on küllaltki pikk. Kõigepealt mõtled, siis teed, kuna sa oled koolitatud ja tead, kuidas seda asja saab teostada, teed valmis, siis ta peab kuivama, siis ma pean glasuurima, siis ma pean põletama. Ja siis lõpuks, kui see asi tuleb õige välja, siis on suur rõõm endal ka. Okei, mida ma peaks tegema, et kunstnikuks saada? Tead, kõigepealt sul peab olema suur tahtmine. Ükskõik, mis eriala sa ka kunagi valid, sul peab olema tahtmine seda eriala nagu õppida. Kõige tähtsam on ikkagi õppimine, sellepärast, et mina pooldan seda, et sa saad ikka korraliku hariduse sellel erialal ja siis alles võid hakata vigurdama ja tegema, mida sa tahad ja kuidas sa tahad. Et kunstnikud ja teine asi, kui sa isegi kunstnikuks ei saa, aga siit koolimajast kindlasti sul õpetatakse mõtlemist ja sinu loomust, et sa oskad luua, sa oskad mõelda, sa oskad midagi teistmoodi asju kokku panna, kui tavalised inimesed mõtlevad. Kunstnikul on see võimalus, et ta suudab neid asju nagu omavahel nagu liita, mida tavainimene võib-olla ei oska. Jah, minul ongi selline kunstitunne sees ka nagu. No võt, kui tore, siis sa pead seda ikka arendama ja minema edasi seda rada pidi ja küll siis ülevalt poolt ka sind aidatakse, et sa lähed ja suundud sinna kunstniku raja peale. Aga ma ütlen sulle ühte asja, et ära karda seda eriala, aga ega ta mingisuguseid suuri rikkusi sulle ei too. Et tähtis on niisugune sisemine tahtmine oma tööd teha. Jah. Ja muidu kõik läks halvasti. Kui sul on midagi, kui sa nagu mingi vale asja teed, siis nagu põhimõtteliselt pool asja läheb valesti, pool asja läheb õigesti, pool asja läheb nii ja naa. No jäta see pool asja sinna selja taha ja kui läkski valesti, siis võta jälle uus asi ette ja mine ka sirge seljaga edasi ja leia oma õige rada. Mul on küsimus. Kas te teate, kas te olete siin pildi peal olnud? Tead, mina siin pildi peal ei ole, aga ma tunnen siit isegi 3 inimest täitsa selgelt ära. See on Svetlana Järvi, see on Raivo Järvi, kes on tuntud nagu onu Raivo televiisorist, teda kahjuks enam ei ole. Ja Kirta, kes oli minuga tantsupartner, sellepärast mul oli ka 3 aastat, kui ma siin keskkoolis olin. Ma tantsisin ka selles balletirühmas, siin oli hästi tugev balletirühm ja isegi Svetlana Järvi tegi sellise
balletietenduse nagu Metsajärv, millega me Estonia laval isegi 4 korda esinesime. Okei, aga kas siit pildi pealt teate ka kedagi? Noh, põhiliselt ma tean seda õpetajad, aga need tüdrukud, see pilt on natukene varem tehtud, kui mina siin tantsisin. Need tüdrukud olid juba selleks ajaks, kui mina liitusin, märksa suuremad, nii et mul on raske neid seda. Aitäh, et me saime rääkida ja head aega siis. Palun, aga kutsu jälle, kui mida tahad küsida.